Nüüd on see võimalus, kui teil on mõni tõrge, küsimus, probleem, kuidas vaimselt saada inspiratsiooni või kirgi arendada ja nii edasi, siis otse loomulikult küsige seda Jaan Arult. Palun, aplaus! Tere! Mul on väga hea meel siin olla ja nagu öeldud, siis ma olen teadlane, ajuteadlane, psühholoog, aga ka tehisintellekti uurija. Niisiis, ärist ei tea ma suurt eriti midagi. Kirest ma tean üsna palju, sest mina teen ka oma asju alati väga suure kirega. Aga täna räägin ma veel ühest asjast, ilma milleta minu arvates kirest pole kasu. Ja see on see küsimus, et kust ja kuidas tulevad uued ideed. Et me tahaksime ju, et selle kire mingi hea asja taha rakendada, mingi idee taha. Aga me peame siis selleks mõistma, et kuidas tegelikult midagi uut siin ajus tekkida saab. Ja minu arvates on see nagu põnev küsimus, et kust uued ideed tulevad, sellepärast et me võime ju põhimõtteliselt nagu vaadata, kuidas see maailm ja universum on, et enne mingi sellise täitsa revolutsioonilise idee tulekut sellest keegi ei tea midagi, keegi ei ole mõelnud ja siis tuleb mingi läbimurre nagu ükskõik kas internet või mingi toode ja järsku on see meie maailm hoopis teine koht, eks. Aga kuidas see sünnib? Kuidas see saab olla, et nagu siin meie ajus, inimeste ajus uued ideed tulevad? Ja mida me saame teha, et seda uute ideede tulemist soodustada? Need on teemad, mida minu laboris Tartus Arvutiteaduste Instituudis uurime mitmete erinevate meetoditega. Täna ma annan sellise ülevaate mõningatest asjadest. Alustame siis sellest, et kuidas see uus idee tuleb, mis selle ajal nagu juhtub. Ja võib-olla siin mõni teist isegi teab seda tunnet, sest see tunne, kui üks hea uus idee tuleb, on umbes selline, nüüd ma tean. Nüüd ma saan aru. Nii et seda nimetataksegi selliseks ahaa-hetkeks. Ja, võib-olla mõned olete kuulnud sellest. Ma loodan, et siit teie seast mõni isegi on seda nagu kogenud. Kes tahab, võib pärast kunagi seda oma kogemust ka jagada. Iseenesest see fenomen on inimesi huvitanud juba tuhandeid aastaid, et võib-olla olete kuulnud ka sellist lugu, aga ma räägin ta siiski, kuna ta on selline tore lugu, Archimedesest. Ja. Archimedes oli siis omal ajal selline tähtis nupumees ja nuputas igasugu asju välja, aga ühel hetkel siis Syrakuusa kuningas kutsus enda juurde ja ütles, et nii, kuule, mul on siin see kullasepp teinud mulle kullast krooni. Aga ma arvan, et ta üritas mind nagu alt vedada. Sina, Archimedes, tee nüüd kindlaks, kas see kroon on täitsa kullast või ei ole. Ja siis vaene Archimedes nagu ei teadnud, mida teha, nuputas, proovis ühtemoodi, teistmoodi, ei töötanud. Ja loo kohaselt siis oli nii, et ta mõtles, et ta natukene võtab aega maha ja läks vanni võtma. Ja astus vanni sisse, märkas, kuidas vesi tõuseb ja siis sai aru, kuidas võiks seda mõõta, kas see kroon on puhtast kullast või ei. Paljud on ehk seda lugu kuulnud ja miks see lugu teil ehk meeles on see, et väidetavalt siis Archimedes, ta oli nii rahul oma avastusega, et ta unustas riidet selga panna ja jooksis mööda Syrakuusa tänavaid karjudes Eureka, mis tähendabki siis vana-kreeka keeles leidsin. Niisiis tihtipeale jõuavad teadlased meieni ainult siis, kui nad riieteta tänaval ringi jooksevad. Mul on täna tore siin olla teie ees riietega ja rääkida oma asjadest. Niisiis see tunne tegelikult on midagi taolist, kus me lihtsalt nagu saame aru, et järsku midagi muutus, järsku on see ahaa või klõps käis ära, midagi toimus, eks. Kui me tahaksime veel näiteid selle kohta, siis võib-olla olete teinekord olnud sellises rumalas olukorras, kus keegi räägib anekdooti või mingit naljakat lugu, kõik hakkavad järjest naerma, te hakkate ise ka viisakusest naerma, aga tegelikult veel aru ei saanud, eks. Ja siis järsku tuleb, okei, nüüd ma saan aru, mis see nali oli.
Või näiteks oma elukaaslasega vahel on niimoodi, et mina teen tööd, elukaaslane tuleb rääkima, või noh, minu puhul abikaasa, tuleb midagi rääkima ja mul läheb tükk aega, et aru saada, mis teemast ta üldse räägib. Nagu, sa mõtled seda. Ja ma usun, et teil paljudel on ka nii samamoodi olnud, aga sellised väikesed ahaa-hetked on nende suurte ja maailma muutvate ahaa-hetkede nagu väikesed vennad, eks? Nii et see on viis, kuidas mõelda sellest, et meil tegelikult, meie ajus kogu aeg käib midagi, mingeid uusi asju pannakse kokku, uusi ideid luuakse. Võib-olla proovime veel ühe asja läbi, et ma annan ühe sellise ülesande, mis tihtipeale, kui inimestega teha, tekitab sellist ahaa-efekti. Jah? Proovime. Ma räägin ühe loo ja ma küsin loo lõpuks, et kuidas see on võimalik. Ja siis, kes teab, tõstab käe. Mõned teist on seda lugu võib-olla kuulnud, võib niisama käe tõsta. Teised, kes välja mõtlevad, tõstavad ka käed. Need, kes kohe välja ei mõtle, ärge tõstke kätt, vaid rahulikult võtke ja vaadake, kas tuleb. Sest kui see lahendus tuleb, siis ta tihti tuleb nagu sellise, okei, miks ma selle peale ei mõelnud. Nii, valmis, jah? Ühesõnaga, keegi ei karju, keegi ei taha siin tark olla, et mina tean ja mina karjun, eks ma räägin loo ära. Nii. Isa ja poeg on raskes autoõnnetuses. Isa sureb koha peal. Poeg viiakse operatsioonisaali, ta vajab operatsiooni. Kirurg tuleb sisse ja ütleb, ma ei saa teda opereerida, ta on minu poeg. Kuidas on see võimalik? Ja ärge muretsege need, kes kätt ei tõsta, olen olnud väga tarkade publikute ees, kus inimesed väga pikalt mõtlevad selle üle. Ja veelgi enam, et mis on vahel paradoksaalne, et isegi inimesed, kes oma elus üsna palju võitlevad naiste õiguste eest, nagu jäävad siia toppama. Ma loodan, et nüüd mõnel nüüd see ahaa tuli ka ära tegelikult, et kirurg oli muidugi selle poisi ema. Ja selline ülesanne, kui teda laboris teha ja sarnaseid, siis me näeme vahel, kuidas katsesikul sõlub see, nüüd ma saan aru. Ja minu laboris siis me üritame nagu paremini mõista, et üldse millistes olukordades inimesel see ahaa-elamus tuleb, millest see sõltub ja mis seda pidurdab. Ja kui mingid asjad seda pidurdavad, et kuidas me saaksime siis seda niimoodi lahti loksutada või lahti muukida, et tal tegelikult, et ta saaks enda uute ideede peale tulla. Kindlasti kõige huvitavam küsimus minu jaoks on see, et mis toimub ajus sel hetkel, kui siis see uus idee tuleb, ahaana. Väga suur probleem on see, et me ei saa seda tegelikult rahuldaval määral vastata. Jah, ma võiks teile panna kolbale elektroodid, ma näeks, et seal on mingisugune aktiivsusmuutus, aga see ei ole rahuldav vastus, et ma näen nüüd, et siin mingil ajahetkel toimub mingisugune aktiivsus. Ma tahan mehaaniliselt aru saada, mis seal toimub, kui ajus on neuronite populatsioonid. Kas tähendab, et tekkis mingisugune uus ühendus või tähendab see, et mingid neuronite populatsioonid hakkavad ühel hetkel nagu koos võnkuma. Mida see tähendab? Me ei saa seda praegu vastata, sest me lihtsalt kahjuks ei saa mõõta korraga miljonite neuronite aktiivsust teie ajudest. Ma küll üritasin korraldajatele selgitada, et me peaksime siin selle live-katse tegema, aga ei saanud luba. Teinekord. Ja siis olemegi selles olukorras, kus me üritame nagu kuidagi kaudselt aru saada, et mis seal toimub. Näiteks minu laboris me teeme nagu tehisintellekti algoritme, mis üritavad nagu samamoodi nagu mingitele uute ideede peale tulla ja siis selle abil mõista, et mis see seal taga toimub ka meie ajus. Aga üks asi, mida me kindlalt teame selle kohta, kuidas või mis selle ahaa-elamuse ja nii-öelda uute lahenduste taga on see, et ajus on vaja nagu erinevaid teadmiste tükke. Et selleks, et uue idee peale tulla, on vaja nagu vanu asju. Või ei pea olema vanad, aga lihtsalt teadmisi, mis ajus on
uut moodi kombineerida, jah? Et ükskõik, kui me vaatame ükskõik millist avastust või uut ideed, siis ta on võtnud mingisuguseid teadmisi kuskilt teistest asjadest ja need uuel viisil kokku pannud. Seega see, milles me oleme üsna kindlad, on see, et ajus toimub mingisugune kombineerimine, teadmiste tükkide mäng, kus aju justkui üritab asju kokku panna. Ja see on juba midagi väga-väga tähtsat, eks? Sest see ütleb igale inimesele, kes tahab oma elus mõne uue idee peale tulla, et uute ideede saamine ei käi nii, et istud seal rannas ja jood veini. Uued ideed ei tule nii. Selleks, et uute ideede peale tulla, pead sa tegelikult oma alal väga hästi teadma seda, mida teised teevad, mida varem on tehtud, mis ideid on proovitud. Heal juhul sul on isegi teadmisi, mida teistel ei ole mingitest muudelt aladelt, eks? Et mina näiteks olen tõesti oma elus, alustasin psühholoogiast, siis süvenesin ajuteadusesse, olen tegelenud väga palju tehisintellektiga ja ma näen, et huvitavad asjad minu jaoks käivad just seal selle kokkupuutepunktil. Sest teised inimesed, teised teadlased, kes on ühele asjale keskendunud, nad ei suuda näha neid asju, mida mina näen seal kokkupuutepunktis, eks. Ja see on igal alal niimoodi. Nii, väga hea, meil on juba küsimus, või sul kogemata oli käsi püsti? Jah, just, et küsige julgelt, mina olen ju siin teie jaoks, mitte enda jaoks. Palun. Nii, kas see isegi töötab? Kõlab nii, et töötab. Aga vahepeal veel äkki on hoopis see, et on hoopis teadmatust vaja. Et kõik teadvad, et niimoodi ei saa, siis tuleb mingi loll, kes ei tea, et nii ei saa ja teebki ära. Nojah, aga sellel nii-öelda lollil, tal on siis mingisugused teised teadmised, eks, ja et see ei ole nii, et ta täitsa tühja koha pealt tuleb. Lõppude lõpuks võib-olla pärast selgub, et tal olid mingid teadmised, mida kõik need ülejäänud ignoreerisid, nad ei teadnud, et need teadmised on olulised selle probleemi lahendamiseks, eks. Noh, et see on seotud sellega, et kui me ükskõik mitte ainult teadlased, vaid ka äris on ju mõned inimesed, nad arvavad, et mingi probleemi lahendamiseks on vaja neid teadmisi, lähevad ja õpivad neid, teevad seda, aga tegelikult võib olla, et seda probleemi on võimalik lahendada teistmoodi, eks. Nii et ma kindlasti ei ütle teile, et te peaksite õppima seda ja neid teadmiste tükke, mida kõik teised koguvad. Ma just ütlen, et ilma nagu selleta, et te mingeid teadmisi kogute ja üritate nagu enda teadmiste baasi nagu laiendada, ei ole võimalik nagu teha innovatsiooni. Ja? Ilmselt on mõningaid väga lihtsaid asju võimalik teha. Ja? Lapsed võtlevad ka mingeid väga vahvaid uusi asju välja, aga nad tavaliselt ei oma maailmas suurt tähtsust, sest et neil ei ole lihtsalt piisavalt teadmiste tükke, eks. Teine asi, mis samamoodi tuleb sellest, et me natukene aimame, kuidas ajus asi käib, on see, et me näeme, et kui meil on need teadmiste tükid, nüüd olgu selle valdkonna sees või nagu ka laiemalt, siis me tahamegi nendega mängida, me tahamegi neid kombineerida, jah? Mis sest, et vahel tundub, et see või too kombinatsioon ilmselt on rumal, ei tööta, aga tasub ikkagi proovida. Juba sellepärast, et tihtipeale nagu avastus ongi see, mis tuleb siis, kui me seda ei oota, on ju. Ja ilmselt teie teate ka palju neid lugusid ja näiteid inimestest, kes oma ühe idee nimel on tegelikult teinud hästi palju erinevaid katseid ja proove, eks ma toon ainult ühe näite ja see on selleks näiteks on siis tuntud kirjanik Ernest Hemingway, ilmselt olete lugenud näiteks Vanamees ja meri, võib-olla veel Triumfikaart, tal on ka raamat Hüvasti relvad. See raamat lõpeb ühte kindlat viisi. Kui seda raamatut lugeda, siis võiks arvata, et kirjanik teadis, kuidas raamat lõpeb ja ta tegi selle niimoodi. Aga hiljem on tema märkmetest näha, et tal oli selleks raamatu lõpuks 49 erinevat lõppu. Viimaseid 2 lõike ta tegi 49 erinevat moodi. Ja? Mis sest, et ta on ju juba tollal oli tunnustatud kirjanik, juba tollal ta võiks öelda, et ma olen väga hea. Ei, ta võttis ja katsetas väga palju selle ühe kohaga, selle ühe lõpu ideega. Ja samamoodi meie peaksime
niimoodi suhtuma, et kui meil tuleb mingi idee, siis me mitte ei ütle, vau, see on minu idee, see on nii lahe, vaid me mõtleme, no okei, aga kuidas saaks seda veel paremini, äkki on siin taga veel midagi. Jah, me ei taha seda, et me paiskame selle välja ja siis tuleb keegi teine, kes ütleb, et kuule, siit saab hoopis selle asja teha. Me tahame ise läbi mõelda, me ei taha olla kinni nendes asjades, mida meie teeme ja austada seda või uhked olla, vaid tegelikult nagu võtta vabalt, mängida nende asjadega, mis me ka ise loome. Niisiis ma olen rääkinud natukene sellest, et mida me umbes aivame, kuidas ajus see asi käib, see uute ideede tegemine, et ajus on vaja seda, et on teadmiste tükid ja on vaja neid nagu erinevat viisi kombineerida, eks? See on nagu sellise loovuse aluseks, see on uute ideede aluseks. Aga osa teist on ehk seda ka kogenud, et tegelikult kui niimoodi tööd teha, üritada seda probleemi lahendada, siis tihtipeale see lahendus või see uus idee ei tule. Ta jääb millegi taha kinni. Ja siis sel hetkel, kui te olete tööd teinud, olete vaeva näinud, on vaja teha midagi muud. Ja ma kohe räägin sellest, mida muud vaja teha on, aga teeme meie ka midagi muud. Vaatame, kas kellelgi on mingisuguseid küsimusi teema kohta või siis aju kohta, mõne iseenda huvitava meetodi või viisi kohta. Tõstke julgelt käsi, siin on üks käsi püsti, aitäh. Oota mikrofoni ka, siis kuulavad veebis ka inimesed. Jah? Mul on mitte nii teema küsimus, aga mis profiiliga inimesed teie laboris töötavad, ehk kui keegi tahaks teie laborisse tööle tulla, mis teekonna ta läbima peaks? Mina olen üldiselt selline, kuna ma ise olen nii laia taustaga, siis ma alati nagu olen küllaltki vastuvõtlik nagu erinevatele taustadele, erinevatele inimestele. Selge see, et kõik ei saa tulla, kõik ei mahu, aga ma üldiselt katsun peaaegu kõik inimesed jutule võtta. Ja tähtsam minu jaoks sellest, kas neil on näiteks psühholoogia haridus, on see, et kas neil on nagu just see kirg, eks, et nad tegelikult tahavad mingit küsimust vastata. Et ma tihti näen, et nagu ei ole vaja nagu seda, et sul on juba olemas eriala teadmised, vaid kui sa oled võimeline nad nüüd koguma, siis see on täitsa piisav. Niisiis näiteks oli üks poiss, füüsik, kes tahtis tulla minu juurde doktorantuuri. Ma alguses ütlesin talle, et ei, mul on siin praegu tulevad just nagu parema taustaga ja tundub, et see taust ei ole piisavalt hea. Aga siis ta käis minu juures edasi, me rääkisime ja ühel hetkel ma nägin, et okei, ta on füüsik, aga võtan ta doktorantuuri ja tõesti nagu teeb fantastilist tööd, sest see on see asi, mida tema tahab teha ja ta suudab omandada need asjad, mis on nagu vaja omandada. Ja ma üldiselt üritan olla nagu väga lahti kõikidele variantidele ja näiteks kui on inimesi, kes mulle kirjutavad, et nad tahavad õpilasena teha nagu uurimistööd, mis on kuidagi seotud minu teemadega, siis ma ka hea meelega ikkagi räägin nendega ja üritan noori toetada, eks. Et see on minu jaoks väga tähtis. Aitäh küsimuse eest. Palun. Kui sa mainisid, et võib küsida aju kohta, siis mul kohe tekkis selline mõte, et mõnikord öeldakse mõne inimese kohta, et sa oled nii positiivne, mõne kohta öeldakse, et sa oled nii negatiivne, et kas ajul võib ka selline kalduvus olla, et kellegi aju ongi kaldunud rohkem negatiivsuse poole ja kellelgi rohkem positiivsuse poole. Ja kuivõrd see on seotud selle meie aju arenguga või see on pigem seotud keskkonnaga, kus me kasvanud oleme? Jah, et see on see vana selline keskkond versus geenid küsimus, eks. Me teame, et see ei ole nagu päris nii, et ainult üks või teine, et ei ole nii, et ainult geenid määraksid, ei ole nii, et ainult keskkond määrab. Isegi kui me need kaks nagu kokku paneme, siis ka jääb midagi veel selgitamata. Sest osa asju lihtsalt ajus nagu tekivad. Samamoodi nagu uued ideed tekivad, eks, et võib tekkida see, et ühel inimesel on ühteviisi vaade ja teisel teistmoodi.
aga üldiselt, kui me näeme inimestes mingeid erinevusi, olgu see positiivsus, negatiivsus, ükskõik mis, siis see muidugi peab olema kuidagi kajastatud ka ajus, eks. Mis see täpselt seal on? Raske öelda, võib spekuleerida, et mõne inimese ajus teatud nagu aktiivsuskeskused, mis on seotud negatiivsemate emotsioonidega, on jõulisemalt aktiivsed. Teise inimese ajus nagu meie kortikaalsed struktuurid suudavad neid nii-öelda negatiivseid piirkondi nagu pidurdada paremini, all hoida, eks. Ja ma arvan, et see üks loo moraal on ka see, et me tegelikult oleme kõik tohutult erinevad, eks. Ja see on väga huvitav. Ja nii, et seda tuleb nautida, eriti siis, kui te nagu panete kokku mingit enda tiimi näiteks. Nii, on veel küsimusi? Seal on üks küsimus. Kus see mikrofon on? Äkki sa oled väga hea viskaja? Teine kord proovi, teine kord. Sa veereta sealt. Ma laseks kohe selle sama küsimuse lainel, et kui meie isiksuse omadused mingil määral nagu võiksid kuidagi ajus kajastuda, kas on midagi meis sellist, mida me ei saa endas muuta? Et me oleme sageli, eks ole, kokku puutunud igasuguste isiksuse testidega, kes on neurootilisem, kes on positiivsem, negatiivsem, eks ju. Aga minu kogemus on see, et meis on hästi palju seda, mida me saame muuta. Me teame, eks ole, mina tean vähemalt aju kohta seda, et kuivõrd plastiline ta on nagu võimekuses, eks ju, et kui mul üks käsi ei tööta, et kui võimeline ma olen mingeid asju, eks ole, ümber õppima oma keha poole pealt, et kui palju minu isiksuses on sellist, mida ma ei saa ise muuta ja kontrollida. Kas üldse midagi? Nojah, oleneb kuidas ja kellelt küsida, et see vastus on ka nii, et ta ei ole päris üks või teine, et selge see, et meil on osa asju, mis on meie juures päris sellised plastilised, mida saab muuta. Ja see on teised asjad, mis on nagu kuidagi fundamentaalsemad ja tihtipeale siis isiksuse psühholoogid paljud ütleksid, jah, et see on meie mingi isiksus, et kui avatud me oleme, kui altruistlikud me oleme ja nii edasi. Aga nagu, mina, kes ma uurin nagu erinevaid teadvusseisundeid ja seda erinevaid asju, mis inimestega juhtub, ma näen seda ja kirjanduses on piisavalt näiteid sellest, et kui inimesel, kas tal nagu elus juhtub midagi, mis nagu fundamentaalselt muutub teda või ta kogeb midagi, mis on täiesti teistmoodi, siis võib olla nii, et sellest enesekesksest, egoistlikust, rahahuvilisest saab tegelikult keegi, kes on loodushuviline, altruistlik ja nagu võtab väga vabalt. Et neid kirjeldusi on, nad ei ole nii väga seal viimastel dekaadidel olnud väga sealt peavoolu psühholoogias, aga nüüd ma näen üha rohkem jälle, et on mitmeid selliseid suuri raamatuid kirjutatud nendest sellistest näidetest ja et see on võimalik põhimõtteliselt. Nii et sellest lähtudes mina ütleksin, et nagu kõik on võimalik ja ma arvan, et kui me oleme sellised ettevõtlikud noored inimesed, siis peaksimegi sellest lähtuma, et põhimõtteliselt kõik on võimalik. Aitäh! Küsin niimoodi, et osad inimesed on, kes hästi jagavad matemaatikat, osad need, kellele keeled hästi jäävad meelde. Ütleme, see klassifikatsioon on veel võib-olla, et kas on ka ajuteadlased ütlevad, et vot, et neil on see hästi või et mis selle taga konkreetselt on, keeled, matemaatika? Selge, et erinevus on ikkagi ajus ja me teame neid võrgustikke ka võrdlemisi hästi, et matemaatikaga on seotud siin just kiirusagaras teatud piirkonnad näiteks. Ja nüüd küsimus on, et kus see tuleb? Ja siin on jällegi jõuame sinna geenid versus kasvatus juurde, et lihtne on öelda, et see on ilmselt rohkem geneetiline, on ju. Aga me näeme, et ei ole nii, et matemaatikutel kõik lapsed on matemaatikud. Ja minul on mitu head tuttavat, kelle ema, isa on täiesti tavalised inimesed ilma mingi hariduseta ja siis ise on nad väga head matemaatikud. Ja siis see, kuidas ajuteadlane seda vaatab, on nii, et nüüd kui väike aju nagu hakkab kujunema, siis jah, geenid määravad natukene. Aga kujutage ette, et te peate kaabeldama oma ajus, te ise ei pea, aga on ju nagu aju kaabeldab 100 miljardit neuronit, millel igal on siis umbes 10 000 ühendust, see on triljoneid ühendusi. See ei ole nii, et geenid määravad kõik ühendused, vaid see on selline
iseorganiseeruv kaootiline protsess, et lihtsalt nagu need jätked kujunevad, sealt tulevad välja, siis nad põrkavad, lähevad teises suunas, et seda süsteemi, selle kohta öeldakse iseorganiseeruv kaootiline süsteem, sest me ei saa seda täpselt määrata ja mõte on selles, et selles protsessis tekib vahel aju, mis no lihtsalt juba väiksest peale suudab tegeleda matemaatikaga või mis juba väiksest peale suudab joonistada nii, nagu täiskasvanud isegi ei suuda, eks. Nii et esiteks siis jah, et me teame, et ajus on erinevused ja teiseks ma siis ütlen, et see ei ole nagu nii, et see oleks kuidagi nagu geenide või kasvatuse poolt määratav, et milles mingi inimene või mingi laps näiteks hea on. Nii, aga ma räägin natuke edasi ja siis saame veel küsida, aitäh, noh väga head küsimused olid kohe, eks, kohe tore on teiega siin vestelda. Aga ma räägin natuke edasi veel, me jäime pidama sinna, et selleks, et uute ideede peale tulla, on vaja teadmiste tükke omada ja on vaja neid kombineerida, eks. Aga vahel, kui te seda teete, siis te jõuate tupikusse kohta, kus te tegelikult enam edasi ei saa. Ja näiteks üks selline tupik oli seesama ülesanne, mis ma enne andsin, eks, kus me ise ei pane tähelegi seda, kust see nii-öelda tupik tuleb, eks, me ei mõtlegi selle peale, et äkki meie aju tegi sellise triki, et järeldas, et mees peab olema kirurg, vaid lihtsalt see automaatselt käib ja nüüd see piirab meid, me ei saa seda ülesannet lahendada. Kui me lahendame oma argipäevas mingit ülesannet, olgu see seoses meie ettevõttega näiteks, siis meil on samasugused piirangud, mis on nähtamatud, me ei tea, et nad on. Kuidas neist siis lahti saada? Ja üks vastus on see, et tuleks molutada. Nüüd, enne kui te nagu kõik jalad siia peale panete ja oma elu lõpuni molutate, jätke meelde, mis ma enne ütlesin. Esiteks on vaja tööd teha, jah? Esiteks on vaja neid tükke koguda, vaeva näha ja siis molutada. Ma loodan, et see on kõigil selge, nagu, et alles siis see molutamine töötab. Aga miks, mis sel ajal siis toimub? Mis võib molutamise ajal töötada? Üks asi on see, et mis ma just mainisin, et meil on mingisugused piirangud, mida me ise ei märkagi. See tähendab, et meie ajus justkui on mingisugused aktiivsusmustrid, mis pidurdavad teisi mingit teadmiste tükke, nii et need ei saa nagu esile tulla. Ja? Aga kui me nüüd enam ei tööta, vaid laseme lõdvaks, siis me võime kujutada, et need piiravad aktiivsusmustrid ka lähevad nagu lõdvemaks ja siis saab see tants siin nagu natukene oma soodu edasi minna. Need asjad, mis meid enne piirasid, neid ei ole enam ja lahendus saabki esile tulla. Teine ja sellega seotud on see, et võib-olla me ei peagi nii väga nendest piirangutest mõtlema, vaid lihtsalt ette kujutama, et siis, kui me molutame, siis tegelikult toimub see kombineerimine edasi. Ja? Et me oleme õppinud nagu neid teadmiste tükke kombineerima ja sel hetkel, kui me nüüd puhkame, sel hetkel käib see kombineerimine edasi. Ja siin on ka tähtis, et seetõttu on vaja nagu enne nagu vaeva näha ja seda kombineerimist teha, sest see on nagu autosõit. Esimene kord, kui te autoga üritate autot juhtida, siis see on päris keeruline, mida selle käigukangiga peab tegema, mida nende pedaalidega peab tegema. Kui te olete autoga sõitnud, muutub see automaatseks. Samamoodi mõtete kombineerimisega. Ja? Alguses on see keeruline, panen need asjad kokku, kuidas see töötab. Aga kui te olete seda teinud, siis suudab teie aju seda teha sel hetkel, kui te molutate. Päris tõhus, eks? Ja see on tõesti nagu teaduslik fakt, et lahendused tulevad tihti siis, kui me molutame. Väga kuulus näide on 20. sajandi algusest matemaatikult Henri Poincaré, kes kirjeldab, kuidas ta oli puhkusel, rääkis kellegagi, astus bussi ja siis järsku tunneb, et tal käib see ahaa ja ta saab asjast aru lihtsalt ühest oma matemaatilisest probleemist. Ta kirjutab, et ta tegelikult ta ei saanud hakata isegi vaatama, kas see lahendus õige on, sellepärast et viisakas sul edasi vestelda oma kaaslasega, eks, aga ta tundis, et see lahendus on õige ja pärast hiljem siis ta kontrollis ja selgus, et see lahendus oli õige. Teda rabas see fenomen nii väga, et ta tegelikult siis kirjutas päris palju sellest loovusest ja nende uute ideede peale tulemisest ka, ehkki ta oli matemaatik. Niisiis,
molutamine võib olla kasulik ja ma rääkisin ka, et mis seal toimub, aga nüüd on see küsimus siis, et aga kuidas molutada? Mida teha, jah? Me kõik arvame, et me oskame molutada, aga ma tegelikult tänapäeval ei ole enam nii kindel, eks? Sellepärast, et meie see, kuidas inimene molutab, on see, et ta istub seal, pikutab diivanil ja tal on see nutiseade käes ja rullib, eks? Ja mõni naerab, eks? No, mina mõtlen sellest nii, et see ei ole õige molutamine, sest see stiimul, mis sealt tuleb, sealt TikTokist või mis teile igatahes meeldib, on ju, see hoiab aju justkui enda lõksus, eks, ja siis ma ütlen, et kujutame ette nüüd seda olukorda, et teie aju seal tagaplaanil üritab midagi kombineerida ja tulebki lahenduse peale, eks, mingi eriti vahva sellise asja peale. Ma mõtlesin välja selle äriidee, aga te ei pane tähele, sest te vaatate kassivideot. Kassivideod on tõesti head, neid on tõesti vaja vaadata, aga ma ütlen, et kui te nagu tahate molutada nii, nagu on tarvis nagu uute ideede jaoks, siis tuleb vahepeal nagu kassivideodele paus panna. Ja lihtsalt molutada, olla oma ajuga. See võib olla näiteks nii, et te jalutate, lihtsalt jalutate ilma telefonita. Lihtsalt nagu kuulate, üritate vaadata, kas mingi mõte tuleb, eks. Beethoven oli see, kes igal hommikul käis mitu tundi jalutuskäigul ja tal oli märkmeid kaasas, pani oma mõtteid sinna kirja ja tuli niimoodi paljude heade meloodiate peale, eks. Ja me ise võiksime ka seda teha. Et tuntud näited ongi siis veel see buss, on ju, Poincaré buss, siis vann ja voodi, et ka võib nagu pikutada, lihtsalt jällegi ilma telefonita. Minul oli, nüüd ei ole nii palju teinud, aga üks vahe oli küll niimoodi, et mul päeval oli selline aeg, kus ma pugesingi teki alla ja panin silmad kinni ja abikaasa ütles, lolliks oled läinud, mis sa magad? Ma ütlen, ei, ma ei maga, ma teen tööd. Praegu kõige tähtsam tööfaas, ära sega. Ja, et seal seda ei saa muidugi teha need inimesed, kes tegelikult magama jäävad sel ajal, seda on väga raske teha, eks. Aga rääkides magamisest, magamine on ka tähtis, nii et nii hull ei ole, kui te sel ajal magama jääte, eks. Ei ole üldse hull, sest vanasti arvati, et nagu magamise ajal nagu aju on lihtsalt nagu, ei tee midagi, eks. Tänapäeval me teame, et tegelikult ajus käib see sama nagu tükkide proovimine, tükkide kombineerimine, isegi nagu valede tükkide eemaldamine. Ja on mitmeid näiteid ka nagu täitsa nagu teadusuuringutest, kus näidataksegi, et inimesed tulevad nagu uuemate lahenduste peale ja uute lahenduste peale siis, kui nad tegelikult magavad. Niisiis üks praktiline nipp on see, et kui te nagu ärkate hommikul, siis jällegi ei pea esimese asjana kohe püsti tulema ja tegema nagu 200 kükki või siis lugema läbi terve interneti, vaid te tegelikult võite nagu hetk lausa pikutada ja kui teil on mingi küsimus olnud, mingi probleem, mis teid nagu tagasi hoiab, siis nagu keskenduda sellele küsimusele ja vaadata, äkki on see lahendus seal olemas nüüd ajus. Sest hommik on tõesti õhtust targem, kui me aju vaatame. Ja miks see nii on? See on nüüd üks hüpotees, mille ma ise olen teaduskirjanduses ka pakkunud välja koos oma kolleegidega Norrast ja Šotimaalt ja Šveitsist, et une ajal, eriti unenägudega une ajal tegelikult siis toimub see, et meil on need teadmiste tükid, on ju, aga kui me ärkvel olles neid kombineerime, siis me nagu ikkagi kombineerime mingite reeglite järgi. Meil on mingid piirangud, kuidas on varem kombineeritud asju. Aga unenägude ajal on aju teises seisundi, siis ta paneb kokku asju, mis nagu muidu ei sobikski kokku. Ja? Mis nagu ärkvel olles tunduksid lollakad ideed. Ja muidugi, tihtipeale need ongi lollakad ideed, aga vahel tuleb ka mõni mõistlik idee. Ja vahel mõni lollakas idee ongi mõistlik. Nii et seetõttu nagu uni on selline teine asi, mida kindlasti ei tasuks nagu ohverdada, kui me tahame tegelikult innovatsiooni teha. Une ajal ajus käib innovatsioon. Öelge seda ka oma ülemusele, kui ta teid laua tagant magamas leiab. Ma teen innovatsiooni praegu, ära sega. Ja need on sellised nagu põhinipid, need on sellised asjad, mida me juba mõnda aega oleme teaduses teadnud, et magamine ja
ja molutamine on asjad, mis nagu toetavad selliste uute ideede peale tulekut. Aga üks asi, mis on nüüd üsna nagu viimastel aastatel nagu minu teadvusesse kerkinud ja mida nagu täpselt sellest vaatevinklist nagu väga paljud inimesed veel maailmas ei uuri, võib-olla on meie labor nagu ainus, mis seda uurib, on see, et kas tegelikult on olemas teatud tüüpi, ütleme nende kohta superstiimulid, mis ka võimaldavad meil nagu teatud piirangutest lahti saada ja mis võimaldavad meil uute lahenduste peale tulla. Idee tuleb iseenesest ajuteadusest minu jaoks. Mõte on selles, et kui need piirangud seal ajus on, siis need piirangud tähendavad seda, et on mingisugused aktiivsusmustrid kõrgematel tasanditel, mis nagu määravad seda, mis alumistel tasanditel toimub. Ja idee on selles, et kui me suudaks nüüd anda mingi sellise stiimuli, mida aju ei suuda nagu pidurdada, et ta ei suuda ennustada seda, et mis läheks siia üles ja lööks nagu selle piirangu lahti ja äkki siis on ka võimalik tegelikult uute ideede peale tulla. Selle kohta on sellist kaudset tõendusmaterjali, aga meie nüüd minu laboris üritame teha nagu esimest korda täitsa sellist nagu otsest tõendusmaterjali sellele ideele leida. Et siin näed, siin on nagu täitsa üks selline uus idee, mis on teaduses uus idee ja mida me siis nagu üritame praegu nagu kontrollida. Kuidas me seda teha saame, on see, et me oleme tegelikult siis juba 5 aastat teinud virtuaalreaalsust väga kõrgel tasemel ja virtuaalreaalsuses me suudame kontrollida, milliseid stiimuleid inimesel näidatakse ja me suudame teha maailmasid, mida päriselt nagu olemas ei ole, mis oleks nagu sellised ülivõimsad teistmoodi asjad. Kellel on väga suur huvi nende asjade vastu, siis võite meile kunagi Tartusse külla tulla. Et tegelikult me nagu nüüd oktoobris, novembris otsime selliseid inimesi, kes on siis näiteks ettevõtjad, kellel on mingisugune küsimus, nad tahavad mingit probleemi lahendada ja kes nad on tegelenud selle probleemiga, on ju, ja tunnevad, et nad on mingi lahenduse nagu äärel, aga see ei tule. Ja siis me hea meelega kutsume sellist inimesi endal sinna laborisse ja vaatame, kas meil õnnestub see nagu nii-öelda lahti rakendada, see küsimus või probleem, mida nad lahendada suutsid. Praegusel hetkel täna siin, ma ei tea teile lubada, et kas see tegelikult nagu toimib, kas see töötab, aga mina paljudest teist nagu inspireerituna võtan seda ka nagu sellise startupi moodi, et meil on selline natukene hull idee ja meil on siis, mul on selline küllaltki suur tiim, kes selle konkreetse probleemiga tegeleb, üks teeb seda virtuaalreaalsuse poolt, teine valmistab katseid ette, kolmas teeb seal mingeid teatud stiimuleid ja nii edasi. Ja siis me nagu praegu keskendume sellele küsimusele ja üritame seda vastata. Et näha, kas see üks uus idee, mis mul juba mõnda aega olnud on, tegelikult ka töötab. Niisiis, praegu ma ei saa kindlalt lubada, et see töötab, aga kui te tahate, siis võite vähemalt proovida seda, et nagu, kui teil on mõte kinni ja tunnete, et te vajaksite midagi, siis näiteks lähete mereranda, kus on 30-meetrised lained, Eestis pigem raske teha. Ja no seetõttu ma ütlen, et virtuaalreaalsuses tunduvalt lihtsam, eks on ju, et me saame seda teha. Võib-olla kellelgi on juba üks väga spetsiifiline küsimus selle kohta, et kuidas selliseid kogemusi saab veel nagu esile tuua. Ma ise siin ettekandes ei taha selleni päris jõuda, aga küsimusele vastan küll, kui kellegi selle kohta küsimus on. Mõni juba naeratab vaikselt, jah? Nii. Ja kui me tahame uute ideede peale tulla, siis mida me oleme näinud täna? Esiteks, et uute ideede peale tulemisel on selline väga spetsiifiline tunne. See on see ahaa-elamus. Vau, see on mingi uus asi.
see on äge tunne, kui kellelgi on seda olnud, te võite sellest siin nüüd rääkida või siis teinekord ka julgelt mulle kirjutada, et ma kogun neid näiteid ja mul on igast sellisest näitest täiesti palju kasu. Me nägime, et nagu ajus me veel täpselt ei tea, kuidas see töötab, aga me tegelikult nagu üritame sellest aru saada. Ja mis on just tähtis, on see, et me nagu selle põhjal, mis me teame, mis seal töötab, saame aru, et selleks, et uute ideede peale tulla, on vaja vaeva näha, on vaja ideid kombineerida, on vaja molutada, on vaja magada ja võib-olla on paar trikki veel, mida me nagu siis mõne järgmise aasta jooksul saame teile kindlasti esitada. Aga tänaseks on see minu poolt kõik. Ma ütlen teile aitäh. Loodan, et meil on veel mõned küsimused, mida arutada ja ma soovin teile kõigile palju edu ja loodan, et te siis vahel nagu kassivideode asemel tulete mõningate vahvate ideede peale. Aitäh! Mul siin veebi vahendusel on küsimus tulnud Rainilt, et kas saab aju süüdistada, kui peas valminud ja sadu kordi läbimõeldud asja vastu kaotad huvi, sest teostamine võtab aega ja peas on see juba ammu valmis. Teadlikkus ütleb, võta kuramus nüüd ennast kokku. Kas saab aju süüdistada siis selles? See on mingi protsessi osa. Võib süüdistada, aga et meie ajus nii on ja tihtipeale innovatiivsed inimesed on silmitsi just selle probleemiga, et on inimesi, kes tulevad fantastiliste ideede peale, aga kellel ei ole seda teist komponenti, et see lõpuni viia. Need inimesed, nad ei pea ennast halvasti tundma, sest et kui sa lõppude lõpuks nagu tohutult palju ideid proovid ja midagi natukene teed, võib-olla tuleb ka kuskilt edu. Ja siis võib mõelda selle peale, et näiteks Leonardo da Vinci oli ka selline inimene, kellel tohutult palju hobisid, kui hakata uurima tema neid päevikuid, siis tal oli nii palju mingeid ideid, mis jäid täiesti poolikuks, eks? Aga ta on ikkagi tuntud, sest ta mitu asja ka lõpetas, eks? Et kui me oleme noored inimesed, me ei pea otseselt selle pärast muretsema, vaid lootma, et äkki on nurga taga veel parem idee. Aga iga kord võib-olla nagu 2 sammu veel kaugemale minna selles ärategemises ka, sest me lõpuks kõik teame, et nagu idee, mis on lihtsalt ainult siin ajus, on küll mõnus, aga ta ei ole piisav, et nagu maailma muuta. Et idee võib olla, aga tänapäeval ikkagi loeb see, kes jõuab selle kiiremini teostada. Just, ja mitte ainult ettevõtluses, vaid ka teaduses näiteks. Et see, et sul on idee, sa tuled uue asja peale, nagu mina siin kirjeldasin lõpuseks, see ei tähenda midagi veel. Sa pead olema ka see, kes selle esimesena artikliks teeb ja teistele teadlastele nagu näitab, et mina olin see, kes esimesena tegi. Ma olen sulle täiesti nõus, et stand-up koomikutel on ka ja nii, et see nali võis olla maailmas juba 10 aastat olemas, aga üks mees esimesena nii-öelda jõudis sellega Netflixi. Ja temale siis nii-öelda see kuulub. Aga mul on natuke lihtsam näide, et kunagi lugesin niisugust artiklit, et kuidas sündisid parkimismajad. Et kõik oli harjunud, et suur parkla ja jälle pinda ja siis keegi lihtsalt ütles, et aga viskame autod õhku. Ja siis kõik ütles, mis idee see on, et kas see on ka, et see mees, kes selle idee välja viskas, oli see siis ka, et sidus oma eelnevad teadmised või lihtsalt mõtles, et viskan välja ükskõik, mis mul seest tuleb ja vaatame, kas õnnestub ja nüüd on meil olemas parkimismajad ehk autod on nii-öelda õhus. Jaa, või see on hästi mini. Ega alati on ikkagi, eelteadmised ikkagi, et sa üldse, et sa võid asju nagu õhku panna, on ju. Võiks öelda näiteks, et tal nagu põhimõtteliselt ta võib-olla ei olnud isegi teadlik, aga ta teadis ju riiulitest, on ju. Ta teadis, et asju võib nagu ka üleval pool hoida, on ju. Probleem tavaliselt ongi, et kui sa mõtled nagu sellest, kuidas autosid parkida, siis sa ei mõtle riiulitest või öeldakse, et lollakas, mis sellest riiulitest mõtled, on ju. Aga tegelikult, nagu me näeme, siis niipea, kui sa riiulitest mõtled, siis oleksid võinud selle peale varem ka tulla, eks on ju. Ja me teame ka, et heade ideede puhul ongi nii, et niipea, kui see välja käia, siis ütlevad kõik, kurat, miks ma selle peale ei tulnud, eks. Aga Google oli ammu olemas, ma ei tea. Facebook, teen homme uue. Aga meil on siin jälle küsimusi, olge hea, saatke, seal on 2 härrad, üks tütarlaps, et meil järjest tuleb, et Jaan, et kuidas sul on, 6 veab välja või? Aga võta rahulikult, 5-7 minuti pärast juba uus kõneleja meie ees. Aitäh võimaluse eest. Et siuke küsimus, et minu meelest vist äkki Maxwell Maltz oma raamatus rääkis siukest asja, et on olemas siuke suur teadmiste kogum.
ja siis mingid inimesed on siis ühel hetkel, ajahetkel üks ühel pool maailma, teine teisel pool maailma. Ja siis nad avastavad täpselt ühte selle sama asja. Ehk siis tegelikult äkki see teadmus on kuskil olemas, lihtsalt osad on andurid, kes võtavad selle asja vastu, jah, osad ei ole. see on selline huvitav selline mõtteviis, aga minul nagu ajuteadlasena see tundub alati nagu natuke, et see tundub nagu, et me lisame sinna mingi asja, ühesõnaga mingi teadmiste välja, mida tegelikult ei ole vaja nende fenomenide selgitamiseks, eks. Noh, me võime neid asja selgitada ka nii, et lihtsalt esiteks, inimajud on mingil määral sarnased, erinevad inimajud üritavad innovatsiooni teha, üritavad isegi samal probleemil tegeleda, nad on kokku puutunud mingil määral sarnaste tükkidega ja siis, kuna meie kõikide ajus see baasalgoritm jookseb, siis võib see ka juhtuda, et 2 inimest või rohkemgi inimesi tuleb sama lahenduse peale. Et ühesõnaga, et see nii-öelda mingi teadmiste väli minu jaoks lihtsalt ta ei ole nagu huvitav, sest ta teeb seda selgitust keerukamaks. Me peaksime selgitama, kus see teadmiste väli on, mis antennid ja nii edasi. On ju? Ja ma tean, et osad inimesed niimoodi mõtlevad, ma lihtsalt siin ütlen, et nagu mulle tundub, et saab ka ilma ja võib-olla ilma on isegi lihtsam. Aga ma olen ka niisugust asja kuulnud, et on teadlane, uurib probleemi, olukorda aastaid, 10, võib-olla dekaadi, on ju, ja siis tuleb tudeng ja ütleb, pane sinna pluss, võrdubki 0, ja siis on heureka nii, et sa... Mis mõttes? 26 aastat, et siis tuleb mingi vend ja ütleb, et nii on. Päris selliseid lihtsaid juhtumeid ei ole, et selles suhtes, et kui sa midagi taolist leiad, saada mulle meiliga, oleks väga huvitav, eks. Aga selles suhtes, et võib-olla, nagu me enne ka rääkisime siin, et keegi naiivsem inimene tuleb ja ta lihtsalt naiivselt, ta ütleb mingisuguse asja, kasutab mingit vale sõna või midagi, mis siis selle nii-öelda ekspertaju peas nagu järsku, okei, ma selle peale üldse ei mõelnud, et selliseid juhtumeid küll on, jah. Palun, härra, küsimus publikust. Ja, aitäh. Innovatsiooni seisukohalt kodukontoris töötamine versus kontoris olemine. Et ühel pool on kohvinurgad, juhuslikud vestlused, vahetud kontaktid, keskkonnavahetus, kodust väljaminek, teisel pool võib-olla on sellised edukad mollutamise hetked, et kuidas see innovatsiooni võiks pikas perspektiivis mõjutada? Just, et võib isegi öelda, et mõnele inimesele on parem üks, mõnele parem teine ja mina ise olen näiteks selline, kes pool nädalat teeb üht, pool nädalat teist, selles suhtes, et just mõlemat kasutada. Kui ma ikkagi, mul on vaja mõelda nagu, keskenduda või kirjutada, ja ma ei taha olla töökohal, kus siis inimesed tulevad ja hakkavad suvalisel hetkel mingit oma mula ajama mulle, eks. Aga teisalt mul on vaja ka neid päevi, kus ma räägin oma tudengitega ja räägin teiste teadlastega, üritan nagu ideid koguda. Ja vahepeal seal on siis veel auto või bussisõit, kus on jälle teistsugune keskkond. Ja seda ma ka alati kasutan siis oma mõtete ritta seadmiseks. See tänane ettekanne sündis suures osas autos, kus ma õnneks sõitsin üksi, kedagi ei pidanud segama, ja siis ma mõtlesin, kuidas ma seda siin räägin, eks. Aga et me peame just kasutama seda ära, et tegelikult erinevates keskkondades tulevad ajul erinevad seosed, erinevad mõtted ja me tahame seda nagu kasutada, et siis seda sama küsimust küsida erinevates keskkondades ja näha, et äkki tulevad uued tükid, mis panevad meil selle asja kokku. Ahaa. Ja võtan ka siit ühe küsimuse veebist, et Ingrid küsib meile ja siin on ka eeltekst, et osad teadlased on selge unenägudega tutvustanud ühte olulist hüpoteesi. Need võivad vähendada sinu unekvaliteeti. Kuna lucid dreamimisega, mis on siis kirkad unenäod. Kirkad unenäod seostatakse ajutegevust kõrgema tasemega, oletatakse, et need unenäod võivad vähendada sinu unekvaliteeti ja avaldada negatiivset mõju terviklikule unele. Mis on sinu kogemus või teadmised selles osas, Jaan? Jah, et kirkad unenäod, ühelt poolt, kes ei tea, et need on sellist vahvad tüüpi unenäod, mida saab ise kontrollida. Ja selles suhtes on vahvad, et kui teil on näiteks oma küsimus ja te saate seda küsimust küsida unes ja saada natuke teistmoodi vastuseid, eks, et on vahva. Aga fakt on see, et eriti kui te hakkate nagu harjutama kirgaste unenägude saavutamist, siis see võtab tegelikult väga palju unekvaliteeti alla, sest näiteks üks meetod selle saavutamiseks on see, et ärkate kell 4 öösel ülesse
et siis uuesti magama jääda, aga see, et kell 4 öösel üles ärgata, on juba kontraproduktiivne une suhtes ja nii edasi, on ju. Nii et kirkad unenäod tõesti on midagi, mida võib proovida nagu puhkuse ajal, nädalavahetusel, aga kui teil on ikkagi tegelikult vaja nädalas kõvasti tööd teha, siis ma otseselt nagu ei soovita, et nad pigem tõepoolest nagu lõhuvad seda und, aga veel kord, võite proovida, kui on nagu vabam aeg. Ma oskan ise nagu öelda sükest asja, et ma olen tähele pannud, et kui ma trenni teen, siis kui ma vennaga trenni koos saame juttu, siis mul ei ole mõte vaba. Nii kui vend jääb vait, mina jään vait, siis alguses on tore tund aega järjest, sul aju töötab, ilged ideid tuleb, aga kui sa kogu aeg teed üksinda trenni, sa tead, et sa lähed täna jooksma ja jälle tund aega lihtsalt peas plahvatab, nagu ainult tuleb, et vahepeal sa tahaks, et oleks tühi, siis ma olen avastanud ka sükest asja, et kui ma tahan omal uusi ideid, siis ma võtan lihtsalt uued sõnad. Võtan mingi suvalise raamatu, lihtsalt loen läbi, pakkus huvi, aga aju täitus nii palju huvitavate sõnadega ja siis pärast seda esitada omale küsimuse ja siis kuidagi sellest nagu raamatust ala, ma ei tea, lehekülg 1, 2, 86, 91 ja need sõnad ja mul on vastus olemas. Et hästi huvitav selline lähenemine. Aga meil on üks küsimus publikust, palun. Ja minul tekkis küsimus unenägude kohta, et on inimesi, kes ütlevad, et unenägude põhjal saab ennustada tulevikku ja osa on neid, kes ütlevad, et me elame nende sees läbi neid oma igapäevaseid mingisuguseid muresid, probleeme, mis iganes. Mis need tegelikult on? Unenägude kohta ongi igasuguseid teooriaid, ma lühidalt ütlesin ka, et meie teooria on see, mis me nüüd eelmine aasta avaldasime, on see, et nagu tegelikult unenägudes toimub see just see tükkide kombineerimine, aga lihtsalt vahel nagu veelgi nagu julgem tükkide kombineerimine. Seetõttu on unenäod tegelikult väga vahetult seotud sellega, kes me oleme, millised me oleme suure osa ajast. Et ei ole nii, et unenäod sümboliseerivad midagi. Kui ma võtaksin teie unenäod ja teie unenäod, ma saaksin öelda, mida te iga päev teete, milline teie pere on ja mis mõtted teil on. Ärge andke oma unenägusid, eks. Aga mõte on selles, et seal ei ole mingid kuidagi peidetud asjad. Ja et unenägudes ongi nagu kogu aeg mingi teadmiste tükkide kombineerimine selle baasilt, mis meil ajus on, lihtsalt vahepeal tulevad need kombinatsioonid nagu nii ägedad ja nii teistmoodi, et nad tunduvad nagu täitsa ebareaalsed. Ja nüüd me saame ka selgitada, et miks vahel on tunne, et unenäod midagi ette ennustavad, jah? Sest meie maailm üldiselt on ennustatav, eks? Mingid asjad juhtuvad ja siis unes vahel pooljuhuslikult tehakse see kombinatsioon, mis siis järgmisel päeval juhtub, eks? See on vähemalt selline teaduslik selgitus nendele asjadele ja fenomenidele, mis me oleme näinud ja mõõtnud. Unenäod on põnevad. Mulle isiklikult väga meeldivad filmid ja seriaalid, kuigi mul pole mingi 16 aastat kodus telekat olnud, arvuti aitab välja, siis ma vahepeal olen nii õnnelik hommikul ärkan üles, et ma nägin und, et ma sain nagu öösel ka filmi vaadata nagu jess, nagu täiega. Aga kallid daamid härrad, meil tuleb edasi minna oma aasta konverentsiga ja olgem head ka kodudes veebi vahendusel, teeme suure aplausi. Jaan Aru, bravo! Aitäh!